mõni aeg tagasi käis meedias või ajakirjanduses läbi, et sa lubasid olümpiamedalit, et milleks sulle seda vaja on? Miks sa tegeled sellega? Tere ka minu poolt kõigile, et mehis pani mu kohe liiga tähtsale kohale, et ma tahaks istuda kuskil seal tagareas ja kuulata, mida targemad räägivad, aga kuna sa mind juba siia olukorda panid, siis ma üritan midagi sulle ikkagi kokku vastata. Aga miks mul seda vaja on, siis ma arvan, kõige lihtsam vastus on see, et minul endal oli õnn olla põhimõtteliselt suusatamise juures sellest ajast, kui ma mäletan, kui Eesti suusatamist üles ehitati aastatel, ma ütlen, et 94 alates, siis ma nägin, kuidas see üles ehitati. Mul oli õnn olla niinimetatud kuldaegadel ise sportlasena koondises mis siis 15 aastat kokku. Ütleme, et kuldajad võib-olla olid sellest 10 aastat ja siis ma nägin põhimõtteliselt, kuidas see kõik nii-öelda lagunes või laiali ka läks. Aga kuna minul endale ma olen enamus oma teadlikust elust nii-öelda sporti teinud ja sellega seotud olnud ja ma olen varem vist kuskil öelnud ka, et minu meelest sport on selles mõttes privileeg, et kui sa saad esindada oma riiki olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, noorte juuniorite maailmameistrivõistlustel nii edasi. Ja ma arvan, et kuna minul on suusatamine põhimõtteliselt kõik andnud, mis mul täna on, ma ei saa öelda, et seda on midagi väga palju, aga mulle on meeldinud see teekond. Et kui ma saaks uuesti valida, et kas ma teeks sama asja, et kas ma midagi väga palju muudaks, siis ma arvan, ma väga palju ei muudaks, ma üritaks natuke paremini, aga reaalselt ma teeks samu valikuid. Ja ma tahakski seda nii-öelda tunnet siis edasi anda ja võimalust, et seda saaks ka meie tulevikus noored. Et see spordi tegemine on tegelikult, nagu ma olen hästi lihtsalt öelnud, et see on äge asi, et sellel on omad eelised ja see kestab tegelikult üsna lühikest aega, et tippsportlane olla, et see ei kesta sul terve elu, et sul on aega pärast, ennem ja pärast neid igasuguseid muid asju ka teha, aga see kogemus, mis tippsport annab, et see on minu meelest nagu seda kuskilt mujalt ei saa. Kui nüüd mõelda sellest eesmärgist maailma tipp, ehk siis olümpiamedal, et kuidas sa tunned, kas see on nagu sinu mudel, Aivar Rehemaa mudel või kuidas sa viid noori tippu või on see Eesti mudel või on see mingi kombinatsioon Soome, Norra, Rootsi? Ma selles mõttes ei ole õige mees võib-olla vastama, et ma ise olümpiamedalit võitnud ei ole. Et ise ma olen teinud, et juuniorite eas tean või olen ise läbi teinud, et kuidas see medal võita täiskasvanute seas. Ma arvan, et ma jõudsin maailma tipule üsna lähedale, et medal jäi küll võtmata, aga eks neid mudeleid on väga erinevaid, et selles ma ei kahtle, et ma ütlengi, et ma hästi palju tuginen nii-öelda oma kogemusele ja ütleme selle 20 pluss aasta jooksul, mis ma olen nii-öelda tippsuusatamises olnud, et näinud, et neid teid sinna tippu on väga erinevaid, et ma ütlen, et ma väga palju aega nii-öelda treenisin koos Kristiinaga põhimõtteliselt külje kõrval, ma ei tea, 10 rohkem aastat vähemalt ja nähes, kuidas tema asju tegi, siis Andrust Jaaku olen sama lähedalt näinud, et kuidas tehti ja eks uurinud siin ja vaadanud, et kuidas välismaal ka tehakse, aga ma arvan, et see kellegi üllatus ei ole, et kõige alus on ikkagi väga palju nii-öelda treeni teha, ja siis seal päris tipus, eks seal läheb siukseks peenhäälestamiseks ja seal loevad juba väga väiksed detailid, et kui sa küsid, et kas mingi konkreetne mudel on, et ma arvan, et see konkreetne mudel algab sealt, et tuleb minna kooli spordipäevale
väikestes klassides, ma mõtlen, kust alustavad esimesest klassist ja otsida andekad sportlased välja. Et ma olen ise paar korda käinud koolis spordipäevadel ja need talendid tegelikult, kui treeneri pilguga vaadata juba nii väikeste seas, siis nad eralduvad, sealt tulevad välja, ma julgen seda 100% öelda. Ja see mudel algab sealt ja ega ma ei tea. Ma segin vahel, kas kooli spordipäeval või Otepääl seal kooli spordipäeval suusatatakse? Suusatatakse küll, jah, aga konkreetse näite, kus ma praegu ütlesin, selle ma teen tegelikult, mind kutsuti lihtsalt seal appi ja lastele midagi nagu näite näitame, see oli nii-öelda, seal nad jooksid hüppes, see oli suvel nii-öelda, või mitte suvel, aga ma ei mäleta, kas see oli siis kevad, et juba lund maas ei olnud, aga selles mõttes sa vaatadki, et üks väike tüdruk jookseb kõikest poistest kiiremini, hüppab kaugemale, viskab palli kaugemale, siis ma küsisin, et millega sa tegeled, et mis sa teed, trennis ka kuskil ei käi, et ei kuskil ei käi, et tantsimas käin, et mis on ka iseenesest väga hea, aga kui selliseid andekaid nagu lapsi või noori leida, ja ma usun, et neid on igas koolis. Et see ei pruugi olla, et suusatreener peab just suusatamist nägema. Et see võib olla ka muu jooksmine, pikama jooksu või? Ma isegi julgeks vastata nii, et pigem on parem, kui ta ei näe suusatamist. Et see ongi, et eks siin on teisi treenerid ka teistelt aladelt, et eks see võitlus, ma arvan, et see on see, et kui palju siis treener või keegi siis võtab oma südame asjaks, siis leida need talendid ja just enda ala juurde meelitada. Et eks see konkurents on spordialade vahel on suur tugev on ju, jalgpall võtab nagunii enamus endale, et varem nagu öeldi, et kui sa see on niisugune suusatajate nali, et kui sa jalgpalli ei kõlba, korvpalli ei kõlba, maadlema ei kõlba, mine suusatama, et põhimõtteliselt jäid sulle siis üle need, kes mujale ei kõlbanud, aga see on niisugune naljaga öeldud, et mina arvan, et jah. Kui sa lubasid meediale olümpiamedalid, et järelikult seal on mingi nägemus, kuidas sa jõuad sinna? Mingi plaan? Jah, ma tegelikult see asi tuligi niimoodi, et see tuli sellest, et ma olin, kui ma olen sportlasena ise 3 olümpial käinud, olümpiamängud mul tegelikult sportlasena suht ebaõnnestusid, siis nüüd treenerina ma olin esimest korda siis Pekingis ja võin öelda ka, et läksime riskima ja ei tulnud midagi välja ja siis ma ühes õhtutrennis olingi nii-öelda Marko Kilp tegi seal mingit lõigutrenni ja jube ilusad olümpiarõngad ja kõik säras, aga hästi vaikne oli ja siis ma mõtlesingi endamisi, et ma olen nii palju olümpiatel käinud, et järgmine, nagu ma ütlesin, et järgmine kord ma tulen olümpiale siis, kui meil on reaalselt 4 aasta pärast nii-öelda sportlane, kes on võimeline 10 sisse sõitma individuaalselt ja 8 aasta pärast peab olema reaalselt võimeline medalit võtma. See ei tähenda, et ta on kindlalt medalil, aga see tähendab seda, et sul on juba tulemused sellised, et sa medalit sa ei võta nii, et sa oled maailma karikasarjas 26 kogu aeg ja siis lähed võtad medali, ja selles mõttes ma ütlen ausalt, et millel mul see entusiasm või see tugineb on see, et ma tegelikult näen, kuidas Eestis noorteklubide treenerid suusatamises teevad. Siin samas Allar istub, et Allar teeb nii oma lastega kui ma ütlen ausalt, et meil on väga head noored tulemas vanuses, ma arvan täna alates seal, väga noori ei hakka nimetama, kui me ütleme 14 kuni ma arvan või võib-olla 13 kuni mingi 17, ma arvan, meil on täna nagu väga tublisi ja väga häid noori. Aga ma näengi, et sa alguses küsid, miks ma üldse seda teen kõike, et minul oli omal ajal nii, et mul oli samamoodi, et ma teadsin, ma pean hästi võistlema hea tulemuse tegema, kui ma sain nii-öelda juuniorid hea lõpetasin, ehk 19 on siis see viimane vanus. Ja mul oli kuhu edasi minna. Meil oli koondi sees, mul oli selge eesmärk, ma pääsen koondisse, mul on kõik tagatud, ma olen tippsportlane, mul oli ainult vaja treenida, süüa ja magada. Et ma ei pida mitte millegi muu pärast muretsema.
ja täna meie alal on see, et mitu aastat meil ei ole koondist ees olnud, ehk see noorte kadu just vanuses, ma arvan, ma ei eksi, kui ma ütlen, et see 18, 19, ja just siis, kui nagu lõpetatakse keskkoolina, et see kadu on nii suur, sest kui sul ei ole ees toimivat süsteemi või koondist, siis on ju palju lihtsam, kas valida mõni teine ala, minna ainult õppima, teha enda jaoks nii-öelda sporti, ehk see nagu tipp või see saavutussport kaob nagu on jäänud väga tahaplaanile. Ja täna ma teengi seda sellepärast, et selle pilguga, et luua uuesti see meeskond, et need samad noored, kes on täna 14, et nendel tekiks see tahe saavutada midagi. Ja ma arvan, et kui me suudame uuesti selle nii-öelda üles ehitada sellise mudeli, et sul on nii-öelda meeste või naiste täiskasvanute ikka siis saades, et ehk ma räägin, et 20 ja edasi, et sul on juba toimiv süsteem olemas, et sa oleks nii-öelda ainult saaks teha tippsporti, siis ma siiralt usun, et meil nende 13-14 aastaste seas täna on reaalselt olümpiamedali nii-öelda võitjad olemas. Et Eestis on piisavalt eeldustega noori, kes heas keskkonnas võiksid arendada sinna maailma tippu. Just, täpselt. Et kui me vaatame, kui me võrdleme näiteks suusatamises, ongi, et kui me käime noortevõistlustel kuskil siin Skandinaavias ja mis iganes, ega noored meil ei jää ju maailma tipust väga palju maha. Just see suurem vahe hakkab siis tulema siis, kui hakatakse sinna juuniorite ikka jõudma. Ehk siis hakkab see kuidagi kärisema ja siis ongi, et järgmine aasta üks on, keegi on 21, et umbes ma 2 aastat tagasi ei kaotanud talle või võitsin teda ja siis 21-2, siis üks on põhimõtteliselt juba sõidab maailmas 10 sees, teine pole kordagi veel 40 sisse saanud. Et mina ütlen, et just see üleminek siis täiskasvanud sporti on, ma arvan, meie alal nagu üsna siukene raske hetk ja seal tulebki siis luua sportlastele või nendele noortele need võimalused, tingimused, et ma ei räägi sellest, et me kedagi hellitaks või midagi väga glamuurset pakuks. See on lihtsalt, ma ütlen, minu enda kogemus on ka, et sul peavad olema lihtsalt elementaarsed treeningtingimused, nii-öelda asjad, et mis siin, sa ei saa teha 10 asja korraga. Ja siis ma arvan, on see nagu võimalik. Alati räägitakse rahast, et kas raha on see, mis on puudu või on seal midagi veel, inimressursse, treenereid, varustust? Eks see lõpuks taandubki kõik rahale. Et samad asjad, mis sa nimetasid, et inimressurss, treenerid on samamoodi, et meil praegu me teeme asju, murdmas teeme niimoodi, et ma pigistan sõna otseses mõttes kivist vett välja, et teeme võimalikult nii-öelda piiratud vahenditega, üritan siis seda maksimumi teha. Ehk ma tean, kuidas seda tehti siis, kui võideti medaleid, kui oli vaja nii-öelda, mis oli selle jaoks vaja. Ja kui ma võrdlen tänast, see vahe on tõesti suur, aga mis on põhiline näiteks meie alal ehk suusatamises, siis ma ütlesin see aasta, kui me alustasime ettevalmistus Otepääl, siis ma ütlesin poistele samamoodi, et ega midagi palju pakkuda ei ole. Teil on võimalus nii-öelda ennast tõestada ja suusatajal nii-öelda Otepää tingimused. Et ma ütlesin ka, et meil ei ole koondises ühtegi sellist sportlast täna, kellele Otepää oleks ennast ammendanud. Et meil oleks liiga kerged rajad või vaheldust ei oleks või mis iganes. Et kui vaadata, siis varem käisid hästi palju Vene koondis, käis täis maailma tipud, käisid itaallased eelmine aasta Otepääl ja kui suudad sellega hakkama saada, et suve jooksul kõik laagrid ongi Otepääl, et sa oled iga kuu piltlikult öeldes 19 päeva Otepääl laagris, kui sa selle suudad nii-öelda enda jaoks talutavaks teha, siis see on jälle minu enda kogemus, et siis on võimalik maailmas võidusõita küll. Ehk selle aastal, kui mina näiteks juuniorite MM-i võitsin, ma olin 1. maist kuni 9. novembrini treenisin ainult Otepääl. Mitte ühtegi muud kohta ei olnud. Ja kannatas ka maailmas võidusõita. Sa ütlesid talutavaks teha. Sa mõtled sellist rutiinitaluvust, ka motivatsiooni siis või? Just, ma arvan, et see rutiinitaluvus, et ega
ega tänapäeva noortel on, ma arvan, see ütleme nii, et see on suht keeruline, et kui sa pead 4 või 5 kuud järjest siis ühes kohas treenima ja kogu aeg rajad on samad ja nii edasi, ja ma mõtlesin jah, tegelikult seda rutiinitaluvust, murdmaasuusatamine on väga rutiinne spordiala ja kui sa sellega tegeled, et siis suure tõenäosusega sul juba on hea rutiinitaluvus, aga see ongi, et millest siis need miks keegi jõuab kuhugi ja miks teine ei jõua, võib-olla ongi see, et ega sa vahepeal lähed nagu üle selle piiri, et see tõesti ei ole lihtne olla 5 kuud järjest ühes kohas ja kogu aeg laagrid samas kohas. Aga see on, ma ütlen, et on võimalik. Keda nagu taustajõududest vaja oleks, et ütleme, treenerid on kindlasti vaja. Keda veel või kui sul oleks võimalus, keda sa siis kaasaks sinna tiimi? Kindlasti treenereid ja abilisi, selles mõttes treenerid, nii-öelda, meie näide on praegu see, et meil tegelikult reaalselt isegi ei ole füsiot, nii-öelda ühte füsiot, kes oleks kogu aeg nii-öelda, et kes tunnetaks juba poisse, et et nüüd on ta selles seisus, on ju, et see on, kui ma keegi välismaalastest treener mu käest küsib, et teil füsio ja et üks kord oli see ja teine kord oli teine, et mis teil nagu toimub, ma ütlesin, kuule, et meil on niigi hästi, et me üldse vahepeal saame kuhugile, et Otepääl ma see aasta poistele organiseerisin nii, et neil oli üks konkreetne füsio, ise nad leppisid ajad kokku, et suvi sai nii kaetud, sügisest enam seda võimalust ei olnud, pidi leidma muu võimaluse. Aga treenerid on muidugi, et kui sul on juba grupp, ütleme seal üle 5 sportlase, siis kindlasti ühe treeneriga ei mängi välja. Et me eelmine aasta siin suusatreeneritega koos istusime ja ega ma ütlen ausalt, et ega me kindlad ei olnud, et me selle asja toimima saame, sest see tundus nagu väga siuke, et eestlastel on ikka kombeks, et igaüks tõmbab tekki oma poole ja teen oma asja, aga mul on siiralt hea meel, et me leidsime mingi siukse ühise osa, kus me saime nii-öelda kokku, et seal natukene või mis natuke, oli päris palju vaidlemist tegelikult, aga lõppkokkuvõttes oli hea. Mina nagu, kuna mul see kogemus jällegi all oli olemas, ma teadsin, et algul tahtsid hästi paljud olla, et nii-öelda kaasatud. Et see on väga hea, kui paljud tahavad, aga seda ringi ei saa ka väga suureks ajada. Aga reaalsus on see, et kui sa sinna laagrisse lähed ja sa oled seal väljaku peal lõpuks, vaatad, et ütled, et kuule, et sa tahtsid ka olla kaasatud, et tule ka, aga mul ei ole täna aega ja mul ei ole aega ja lõpuks sa oledki seal üksinda või heal juhul keegi veel sul kõrval on. Ja siis see oli siuke meil nagu vabatahtlikkuse printsiip, et mina ütlesin, et jah, laagrid on nendel ajal, treenerid, palun tulge, annate nii-öelda ka nagu nõu ja kõike, aga me tegime sellise kokkuleppe, et ühes trennis on kaks treenerit, ja hea küll, kui keegi tahab olla, et kolmas ka veel, aga meil ei sattunud ühtegi trenni suvel, et meil oleks üle kahe treeneri trennis tegelikult. Ja mul ongi näiteks, mul oli hea, et Vahur Teppan oli nõus mingite jõutreeningute eest vastutama. Kaljuajast oli mul ka põhimõtteliselt igas trennis nagu kogu aeg kohal. Et see on nagu, selle poole pealt treenerid võiks olla kaasatud, füsiot oleks vaja ja meil, mis väga suur asi on murdmaasuusatamise, muidugi see hooldemeeskond, et kui ma täna isegi laskesuusaga võrden, mis võimalused on Eesti laskesuusa hooldel ja mis on meil, siis see vahe on vähemalt 10-kordne. Ehk meie hooldemeeskond on, Eero Bergman on väga hea mees, et tal on hea kogemus ja ta on nii-öelda kogu selle aju. Järgmine hooldemees olen mina, kes tegelikult suusa tegemisest väga palju midagi ei tea, aga ma olen õppinud kõvasti ja siis roteerumise korras meil käib täna niimoodi, et vahepeal on Vahur abis, ütleme, et keda me leiame, et ütleme, et rahuldav variant, mida ma üritan maailmameistrivõistlusteks MM-iks see aasta leida, on see, et meil oleks 4 meest nagu kindlat meest olemas. Täna on juba peaaegu kõik nõusoleku andnud, aga maailmakarikasarjas osalemine, et käia 3 mehega sportlasi on meil tavaliselt siuke 6-7. Et ma ütlengi, et
ma arvan, kas laskesuusatajatel palju on, Karel, et palju teil hooldes on? Hooldemehi on viimaste andmete põhjal oli 6. Palju sportlasi on? MK-l pääseb 3 meest, 3 naist starti. Ka 6. 4 ja 4 või? No, 8. Ei, 3 ja 3 on minu teada teil. Ja. Minu teada on teil 3+3 pääseb starti. Selles Venemaa koondises olid ju ka Eesti määrdemehed, et Ja. kas need on kallid või läksid mujale kuhugi või kuidas need? Kui tegelikult päris aus öelda, siis murdmaa maailma karikasari on Eesti hooldemehi täis. Et millest on rohkem räägitud, on võib-olla ongi, et Urmas Välbe oli, Margo Pulles, seesama Eero Bergman oli, aga tegelikult meil on soomlaste juures, loeme edasi, on Raul Seema, Aare Mets on soomlaste juures, siis meil oli Jaan Alvela, Meelis Aasla olid poolakate juures, nüüd on nad Poola peatlonis, siis on meil Oleg Ragilo ja kes see on, Karel Kruuser on, Sander on vist peatlonis ka, aga Karel Kruuser on ka murdmaa Ameerika koondise juures, ehk tegelikult juba 9 meest. Ehk selles mõttes see hooldekoolkond on nagu hea, mis on välja kasvatatud. Kui oleks finantse saaks... Jah, täna me oleme sellest üsna kaugel, et me võitlemegi sellega, et me nüüd suutsime Eero enda juurde ära meelitada, ära palgata ja see on täis maksimum, mis meil praegu nii-öelda võimalik teha on. Et aga jah, selles mõttes sul on õige, et kui meil oleks võimalusi, loomulikult 4 hooldemeest, need mehed on kõik Eestis olemas ja ikka ju suhtled tihti nende nii-öelda hooldemeestega ja paljud on ütlenud mulle ka, et hea meelega tuleks Eestisse tagasi, aga lihtsalt see hinna ja palgalipik on hoopis teisest klassist kuskil Soome koondise või Ameerika koondise hoolde juures, kui Eestis me suudame seda hetkel pakkuda. Kui hüpada korra varustuse peale, et kas suuski jagub keppe? Ja selle koha pealt ma ütlen, et varustuse muret meil ei ole. Et ma piisavalt hästi, ma ütlen, et kuna ma 20 aastat selles karussellis on, et palju nüüd inimesi seal ikka, mõned vahetuvad, aga need suhted, mis on kunagi olnud, et endal sportlasena ja nüüd edasi, et selles ei ole küsimus. Ma olen üsna kindel, et me saame parimad suusad, kepid, saapad, et see aasta ma käisin ise esimest korda Visseri tehases, mina ei olnud seal kunagi käinud ja siis see nii-öelda Visseri esindaja, kes seal oli, ütles, et näed, Aivar, et seal jooksis niimoodi ridadega suuski mingi 6-7 rida ja siis ta ütles, et võid igalt poolt ise valida, vahet ei ole, kust võtad. Aga tema ütles, et mina soovitan sul sellest reast võtta, ma arvan, et seal ma ei tea, mitu tuhat paari seal neid suuski oli. Ütles, kui veel vaja on, et seal on 5 rida veel, et võid sealt ka võtta. Aga ta ütles oma soovituse, et näed, et mina võtaks siit reast, põhjendas mulle ära, miks. Ja ega see suusa, see nüüd suusk, et kas ta sul on Fischer või Rossignol või Matsus, et ma arvan, et või ma olen kindel, et selle koha pealt me ei kaota maailmas midagi. Veel vähem nii-öelda suusakepid, saapad, et on igast nii-öelda brändidega võimalik. See on nagu reklaami eesmärgil. Jah, aga just me jõuame jälle sinna hooldesse tagasi, et pean jälle peatloni juurde tulema, et neil on uhke rekka, nii-öelda see väike rekka, kus on ka lihvimasin sees, et murdmaal seda ei ole, aga ma olen algusest peale öelnud, et selles mõttes, et peatlon on väga head tööd teinud ja et see lihvimasin neil on, aga see on puhtalt nüüd ainult minu isiklik arvamus, et minu teada see oli 200 või veerand miljonit eurot, et mõtlen, kuidas seda viisakalt öelda, et seda raha saaks, ma ei ütle viisakalt, et seda raha oleks saanud kasutada, kui see oleks minu teha, näiteks minul oleks see võimalus olnud, kas lihvimasin või panustada see raha siis sellesse samasse treenerite personali, laiendada seda, siis mina oleks selle ilma mingi kahtluseta sinna pannud, sest
et ega see lihvimasin neid suuski ülessama ega sõitma ei pane, et see on üsna selge. Et see on väga tähtis osa, aga Murdmaa poolt ma võin nagu näite tuua, et Oberstdorfis 2 aastat tagasi MM-il oli ka, et meil Sergei Lopuhin lihvis Vene koondise juures suuski ja ma viisin konkreetselt iga päev talle suuski lihvida. Samamoodi, et ma viisin iga päev Fischerisse, viisin need, kes võistlesid sportlased, nende paari ja iga päev ka venelaste juurde ja kogu aeg võrdlesime, et mis. Ja ma arvan, et MM-i 2 nädala jooksul, ma arvan, ühel võistlusel keegi võistles nii-öelda selle Vene lihviga, mis oli siis nii-öelda oma riigi tehtud lihv, ja mis ma tahan öelda, et tegelikult Fischer suudab, näiteks vähemalt Fischer suudab teha väga, väga häid lihve, et mis on samamoodi, et sa ei jää nagu maailmas. Jah, kui on mingi keeruline ilm, väga spetsiifiline asi, siis võib tõesti olla niimoodi, et näiteks kellegi suusad on nii palju lihtsalt libedamad, sest Fischeril on ikkagi, tal ei ole nii palju võimalust, et otsida iga päeva jaoks seda õiget mustrit. Et Sergei Lopuhin on üks mees, töötab, tegelikult tal oli vist abiline ka minu meelest. Põhimõtteliselt on iga päev selles nii-öelda lihvi rekas, et iga päev lihvib suuski, proovib, katsetab. Eks see ongi katse-eksitusmeetod, et nii ta on. Kui nüüd vaadata puht treeningut, et kuidas hindad või küsida niipidi, et kas palju treeningi meetodid erinevate riikide koondise juures erinevad või et kus me või sina Eesti hetke treening metoodika teadmistega, kogemustega, et kui nüüd hinnata, kus sa nagu oled või on see piisav või kuidas? Ei, minul kindlasti piisav ei ole. Ma olen öelnud ka, et mida rohkem ma loen ja uurin, seda rumalamaks ma jään. Et 2 aastat tagasi ma arvasin, ma teen kõike treenimisest. Et see oli puhtalt minu enda kogemuse põhjal. Mõtlesin, nii ongi õige. Et täna vaadates ja lugedes ja kui ma siin treeneri pabereid tegin, siis Allar minu meelest väga häid loenguid pidas ja läksin koju ja mõtlesin, mul tekkiski siuke tunne, et ma muutun üha rumalamaks. Ma saan kogu aeg teadmisi juurde ja siit tuleb mingi järgmine idee. Ta ajas sind segadusse, jah? Ta ajas mind segadusse, aga see on hea, et meil on siukesed treenerid olemas. Ma ütlengi, ma ütlen veel kord, et minu meelest Eesti noored treenerid teevad väga, väga head tööd. Ja eks see nii tulebki, et ega tulebki kogu aeg uurida, vaadata, mis teised riigid teevad. Mina ka hästi palju praegu, ma võib-olla mingit filtrit vahel ei ole, ma ei häbenegi, ma lähengi küsin, et miks te teete nii ja kes vastab, see vastab ja kes ei vasta, siis hea küll, et mul on hea minna, et paljud treenerid on täna, Lukas Bauer on poolakate treener, et soomlaste seas on siuksi tuttavaid, et siis küsida nagu nende metoodikat ja kui sa vaatad nii-öelda talvisel perioodil, siis ma ütlen, et minu meelest on need treeningmetoodikad väga sarnased, et soojendustrennis ikka kõik teevad peaaegu ühte asja, väikeste lihtsalt nüansid on seal vahet, on ju nädala sees ka tihtipeale nii, et lõigutrendi tehakse ikka kas 3 või 4 päeva enne nii-öelda võistlust, aga ma arvan, et jälle minu kogemus on see, et kui mina ise trenni tegin, et siis me võib-olla tõesti need treeningud oli näiteks just suvisel perioodil ehk ettevalmistusperiood, et võib-olla tehti rohkem nagu rahulikumalt ja mahtu rohkem, et täna võib-olla mida samamoodi ise kui loed ja uurid siis ja mida me see aastaga näiteks proovisime on ka, et okei, me hoiame ka mahtu üleval, aga siukesi intensiivseid trenne ka nii-öelda suvel sisse tuua, et ma arvan, et see on rohkem siuke Norra mudel, et kui norrakaid vaadata või lugeda, siis nemad ütlevad, ma arvan, et see mingi stampreegel on 2 intensiivset trenni äkki nädalas, et ma võin 100% öelda, et omal ajal Kristiina juuni-juuli ei teinud kunagi, ma arvan, et ta ei teinud 2 kuu jooksul peaaegu ühtegi intensiivset trenni, et kui oli nii-öelda mahuperiood. Aga ma arvan, et suusatamine on, eks kõik areneb ja nii palju kiiremaks läinud ja tehnilised nii-öelda võimalused on võib-olla, ma ütlen, kuna kõik läheb kiiremaks, siis tuleb nii-öelda, ma arvan, ajaga kaasa minna, aga eks see ikkagi kestusalal, et ma arvan, sa oled nõus, et kui hapniku tarbimine on olemas, siis sinna võib kõiki asju peale ehitada.
et siit edasi siis jah, või tagasi algusesse, et kuidas see medal siis tuleb? Et ju kõik Põhjamaad treenivad, kõigil on noored, andekad, teotahtelised, head kogemused, et miks Eesti peaks olema see, kes medali saab? Et miks saab? Sest ma mõtlen, me peame leidma, siin on tõesti vaja inimesi, kes tõesti tahavad seda medalit, kes on nõus põhimõtteliselt ohverdama nii-öelda kõik või et see medal võita. Et no ma ütlen, et minul endal jäi sportlasena olümpiamedal võitmata. Minul ma teeks kõik, et mõni sportlane olümpiamedalini viia, aga ma ei tea, võib-olla on see mingi minu kiiks, et ma loodan, et ei ole ainult, et ma loodan, et Eestis on oluliselt rohkem treenereid, kes tahavad oma sportlase nii-öelda olümpiamedalini viia. Et see on ja noh, ma ütlen, kui leida siin nagu ise hästi kõvasti panustada sinna, leida see sportlane, see meeskond üles ehitada ja ma arvan, et noh, et miks seda teha, et kui me vaatame jälle konkreetset suusatamist, et kui olid nii nimetatud siis Eesti suusatamise kuldajad, et see ju tegelikult kandub ju nii-öelda laia rahva sekka, noortesse, igale poole edasi, et noh, mis ajad meil olid, et Otepää maailmakarikat tuli 15 000 inimest vaatama ja palju nii-öelda inimesi siis suusatamas ise käis. Ja tegelikult ma ütlen, et meil ei ole see, ma olen kogu aeg ütlenud, et murdmaasuusatamine ei kao kuhugil ära. Et nii kaua, kui on Tartu maraton ja vähemalt natukene lund, et siis murdmaasuusatamine ei kao ära. Sest isegi kui praegu vaadata, minna Otepääle, Käärikule, ükskõik terviseradadele kuhugile, siis noh, ma arvan, et lõpuks ongi see, et see on ka rahva tervis. Et väga, eriti hea on, kui meil on ka tipud ees. Ma arvan, et see toob veel rohkem rahvast nii-öelda suusarajale ja meelitab nii-öelda noori ka. Et ja noh, lõppkokkuvõttes ongi võib-olla, et kui me suudame ka harrastajaskonda, siis on ühiskond tervem ja nii edasi. Aga noh, eks see tipp ole terav, et seal meil see valik on väike, et kelle ja mille seast valida, et seda enam me peame tegema sihukest fokusseeritud tööd ja võib-olla mõnikord see väiksus isegi väga harvadel juhtudel annab ka meile mingi eelise, et me saame teha väga mobiilseid võib-olla kiireid otsuseid. Et ma tean, kuidas need reeglid näiteks ja asjad on suurtes meeskondades ja koondistes, et seal tegu on ikkagi individuaalspordialaga. Ja seal paratamatult on see, et kellegile sobib üks asi rohkem ja kellegile jälle ei sobi ja kellegiga tuleb mägedesse minna, kellegiga tuleb meretasa pinnal treenida, et selles mõttes meil kannatab seda kiiremini muuta. Et sa rääkisid ennem ka, et on diskussioon olnud erinevate treeneritega, Eesti treeneritega, et kuivõrd, et teil on üks tiim, et kuivõrd individuaalseks igale sportlasele vastavaks saate selle treeningkava teha? Ütleme nii, et ettevalmistusperiood ehk suvine periood ja sügisene. Seal on erinevused, aga nii-öelda see pilt on ikkagi üsna sarnane. Et mida võistlustele lähemale, seda individuaalsemaks läheb. Et ma olen näiteks praegu samamoodi poistele öelnud, et meil on samamoodi, kes on rohkem sprint, kes sõidab rohkem distantsi, kellele mis rohkem sobib. Et tänu sellele, ja olekski hea, kui oleks rohkem abilisi, treenereid, et mitte ainult niimoodi, et sa ei saa üksinda olla 3 kohas korraga. Et selles mõttes, aga ma arvan, et see suusatamine nüüd lõppkokkuvõttes nii keeruline asi ka ei ole. Et see ettevalmistusperiood, seal on võimalik treenida, et kui me toomegi näiteks, ma arvan, et Allar saab siin jälle, et kui tema mulle näitas neid Norra sprindi ja distantsitreeningu vahesid, et ega tundide arvult, selles mõttes seal on erinevused, aga ikkagi fakt on see, et treenitakse tugevalt ja väga palju ja ei ole vahet, kas sa oled sprinter või distantsimees. Kas sul omast ajast, kui sa treenisid Kristiina kõrval või Mae Olle Veerpalu kõrval, on mingid omad sellised
omad lemmikmeetodid tekkinud või mingid asjad, mis võib-olla ainult sina tead ja teised su konkureerivad treenerid teistest maadest ei tea või? Ei, varem ma võib-olla vahepeal arvasin nii, et hoiaks midagi saladuses või teeks nii või teeks naa, aga ei, täna ma arvan, et siukesi saladusi ei ole, et eks see on iga treeneri, ma arvan, eks iga treener üritab mingit oma käekirja siis nagu nii-öelda teha või näidata, et ja noh, eks seda tulemuste järgi siis nagu hinnataksegi, et kelle käekiri siis nagu sobib. Kõige edukam, jah. Et ega minul ka jah, et kui ma meestekoondise juures ise treenisin, noh, ma võin jumala käsi südamele öelda, et ma kukkusin sellisesse auku, et ma arvasin, et ma ei tulegi sealt välja. Ehk kui ma juuniorite MM-i võitsin, ma järgmine aasta veel treenisin nii-öelda naistega või Kristiinaga ja sõitsin täiskasvanud MM-il 20-aastasena, sõitsin 19. koha välja. Ja ma arvan, et järgmisel 3 aastal siis oligi, läksin meestekoondise juurde, et nüüd veel paremaks ja natuke veel rohkem trenni ja siis olin ikkagi, võib öelda, läks 3 aastat aega, et üldse sealt august välja tulla. Ehk minule näiteks too hetk need meetodid ei sobinud ja ma ütlesin ka selle välja ja ma läksin oma nii-öelda vana nii-öelda selle taktika juurde tagasi ja seda ma olen praegu ka nagu sportlastele öelnud, et see on selge see, et kõigil ei saa üks asi sobida, aga mina ootangi hästi palju seda, et just seda tagasisidet, et peale trenne, et okei, et mingi asi, et poisid saadavad sulle hommikused pulsid, enesetunded ja nii edasi, et see mõõtmine, see on kõik nagu üks indikaator, aga see vahetu nii-öelda tagasiside ka, et kui sa tuled ikka hommikul, et oleme teinud mingi 25-tunnise nädala või isegi rohkem, et kas see puhkepäev nüüd siis taastas ära, ei taastanud ära, et see on ka ju erinev, et ma arvan, et siuke individuaalne lähenemine ongi see, et selle jaoks on inimesi vaja. Ma ütlengi, et kui sa oled üksinda, okei, sul on 5-6 meest, sa oled olemas, aga kui sul juba on, oleks sul näiteks naiskond kõrval, et sul on veel ka 5 nii-öelda naisportlast, siis läheb juba, nagu öeldakse, laadaks kätte ära, Naistega on keeruline, jah. Ei, ma ei tahtnud seda öelda, et see oli lihtsalt selline näide, et oleks ka 5 meesportlast, ehk ütleme 10 meesportlast ja siis üksinda juba oleks väga raske hallata. Aga aitäh, Aivar!